Tere! Minu nimi on Marek Muiste, töötan Tartu regiooni energiaagentuuris, kus me hindame kogukondade energiakasutust ja sellega seotud keskkonnamõju. Ja täna me räägime keskkonnamõjust, mille jätab meie digitaalsete teenuste tarbimine. Digitaalsete teenuste keskkonnamõju hindamiseks ilmselt tuleb vaadata mündi mõlemat külge. Ühelt poolt on selge, et digitaalsetel teenustel on oma selge keskkonnajälg ja erinevate ekspertide hinnangute järgi võib see olla umbes 1,5% meie globaalsest kogu emissioonist. Aga teiselt poolt on digitaalsetel teenustel ka oma väga oluline keskkonnamõju vähendav roll teistel elualadel ja teistes sektorites, kus neid kasutusele võetakse. Ja see on ka üks neid põhjuseid, miks digitaalseid teenuseid järjest rohkem integreeritakse teiste valdkondadega. Digitaalsed teenused muutuvad järjest efektiivsemaks ja samal ajal muudavad järjest efektiivsemaks ka neid elualasid ja tööstusalasid, kuhu neid sisse seotakse. Võib-olla kõige lähem näide selle kohta on meie enda organisatsiooni tegevus. Tartu regiooni energiaagentuur on alati olnud üsna rahvusvaheline organisatsioon. Meie töös on oluline roll rahvusvahelistel reisidel. Päris palju reisitakse lennureisidega. Ja 2019. aastal näiteks me arvestasime kokku, et meil oli 38 välisreisi, mis tähendab seda, et lennureise me tegime siis vähemalt 76, kui mitte rohkem, mitte juurde arvestades jätkulende. Ja see tähendas seda, et reisid moodustasid põhiosa meie organisatsiooni tegevuse keskkonnamõjust. Nüüd 2020. aastal tänu pandeemiale meie tegevus muutus, meie töökorraldus mõneks ajaks pöörati pea peale, ilmselt paljudele on see tuttav kogemus. Me pidime oma töö kiiresti ümber korraldama ja muutma oma tegevust, muutma oma tööpõhimõtteid. Aga aasta lõpus kokkuvõtteid tehes selgus, et me oleme ikkagi organisatsiooni tööga saanud hakkama, kõik ülesanded said täidetud ja organisatsioonil oli kokkuvõttes suhteliselt keskmiselt edukas aasta. Ja see sai võimalikuks ja see oli võimalik üksnes tänu digitaalsetele tehnoloogiatele, digitaalsetele teenustele, virtuaalsetele suhtluskanalitele ja suhtlusplatvormidele, ühistööplatvormidele ja teistele teenustele, mis aitasid meil meie töö sisuliselt mõne nädalaga ümber korraldada nii, et me saime oma tegevust jätkata. Ja tõenäoliselt see ei ole midagi erandlikku, ilmselt kõlab see jutt üsna tuttavalt paljudele teistele organisatsioonidele Eestis, Euroopa Liidus, mujal maailmas. Ja see isegi võib täna tekkida küsimus, et miks paljudest nendest digitaalsetest teenustest ja töövahenditest, mis praegusel hetkel tunduvad juba nii harjunud ja iseenesestmõistetavad, veel üsna hiljuti olid kas mitte kasutusel või lausa vaadati neile viltu, kui me mõtleme kaugtöö peale näiteks või virtuaalsete koosolekute peale, virtuaalse kliendisuhtluse peale. Kaugtöö on olnud üsna hiljutise ajani midagi sellist, mida Eesti ettevõtetes ei ole soodustatud, sellele on vaadatud üsna viltu ja samamoodi selliste suhtlusplatvormide kasutamine professionaalses tegevuses
ka paljudes ettevõtetes on olnud, eriti avaliku sektori ettevõtetes on olnud keelatud paigaldada neid programme ja kasutada neid platvorme selleks, et ametnikud saaksid suhelda näiteks kodanikega või suhelda omavahel. Tartus inimesed saaksid suhelda Tallinna ametnikega. Ja kui me täna mõtleme selle peale, siis kõik need uued töövõtted ja digitaalsed tööviisid tunduvad väga iseenesestmõistetavad. Ja üks asi, mida selle puhul ilmselt tuleb ka kaaluda, on see, et kui palju on veel selliseid elualasid või tegevusalasid, mille puhul selline massiivne keskkonnamõju vähendamine läbi digitaalsete teenuste on võimalik ja võib-olla lähiaastatel selgub, et isegi on vältimatu. Nüüd digitaalsete teenuste keskkonnajälje vähendamiseks võib anda 6 lihtsat soovitust. Esiteks, vähem seadmeid. Põhiosa meie digitaalsest keskkonnamõjust tuleneb nende seadmete tootmisest. Ja see sõltub seadmetest. Nutitelefonidel on seadmete tootmisega kaasnev keskkonnamõju enam kui 80% nende kogu elutsükli keskkonnamõjust. Arvutite puhul on see tasakaal umbes pool ja telerite puhul umbes kolmandik. Aga nii või teisiti nende seadmete tootmine on oluline osa meie keskkonnamõjust ja mida vähem seadmeid me omame, seda madalamana me suudame hoida oma igapäevase keskkonnajälje. Ja siin on veel üks põhjus, miks vähem seadmeid on hea. Mida vähem on meil digitaalseid tööriistu, seda paremini me suudame nendega toime tulla, seda paremini me suudame omandada need oskused, mis on tihtipeale üsna energiat ja aega nõudev protsess õppida täpselt kasutama ühte või teist seadet. Ja seda parem on meil ka kontroll selle üle, mis toimub nendes seadmetes meie andmetega. Kuidas need seadmed meie andmeid kasutavad, kuhu meie andmed nendes seadmetes liiguvad, kellel veel peale meie on ligipääs nendele andmetele. Ehk kokkuvõttes võib öelda, et mida vähem on meil seadmeid, seda parem on meil kontroll nendes seadmetes toimuva üle ja selle üle, mis toimub nendes seadmetes meie andmetega. Teine soovitus on pikendada seadmete eluiga ja kasutada seadmeid nii kaua kui võimalik. Ja see põhimõte siin on selles, et seadmete, suur keskkonnainvesteering, mida tehakse nende tootmisel, hajutada võimalikult pika kasutusperioodi peale. Ja teiseks vältida seda täiendavat keskkonnakulu, mis kaasneb uute seadmete tootmisega, uute seadmete ostmisel. Nüüd selleks, et kasutada seadmeid võimalikult pikka aega, peavad kasutajad ka ise olema hoolsad, kasutama seadmeid hästi, hea peremehelikult, tagama hoolduse ja tagama ka selle, et nende seadmete ostmisel me juba oleme teinud pisut eeltööd ja oleme välja selgitanud, millised seadmed on paremad või kestavad kauem ja milliste seadmete ostmist peaks siis sel juhul vältima. Nüüd ettevõtetel on siin veel selline võimalus, et ettevõtted saavad teha sellist pikaaegset koostööd seadmete tootjatega või tarnijatega selleks, et tagada seadmete pikaaegset kasutust. Ja siit on võimalik
leida häid partnereid seadmete korraliseks hoolduseks ja nii edasi. Ja ettevõtetel tihtipeale, eriti väiksemate organisatsioonide puhul, on oma hinnapiir seadmete soetamisel. Näiteks meie organisatsioonis on selleks hinnapiiriks umbes 1000 eurot sülearvuti ostmisel. Nüüd sellise fikseeritud hinna asemel ma soovitaksin pigem kalkuleerida seadmete kasutuskulu pikema ajaperioodi peale, näiteks 10 aasta peale. Ja sellisel juhul, kui teha nagu selline arvestus, siis võib selguda, et võib olla mõistlik algselt investeerida pisut rohkem selleks, et kokkuvõttes pika perioodi peale arvestades oleks kulu seadmete kasutamise peale optimaalsem. Ja see aitab hoida kokku ka seadmete tootmisest ja hooldusest tulenevat keskkonnakulu. Lisaks aitab hoida kokku inimeste aega ja energiat, mis tavaliselt ühest seadmest uude seadmesse andmete integreerimisega kaasneb. Nüüd selleks, et seadmete kasutus oleks võimalikult pikaaegne, tuleks kindlasti olla ettevaatlik nende seadmetega, mille puhul tootjapoolne seadmete disain või ülesehitus ei võimalda seadmete pikaaegset kasutamist. Võib-olla kõige kriitilisemaks näiteks selle puhul on seadmetesse sisse ehitatud akud, mida kasutajal ei ole enam endal võimalik hooldada või probleemide korral vahetada. Ja probleem siin on selles, et mobiilsetes seadmetes levinud liitiumakud on üsna ebastabiilsed ja nende eluiga võib küündida nii 10 aastani, aga võib olla ka vaid 2-3 aastat. Ja sellisel juhul, kui aku vahetamine ei ole kasutajale tehtud lihtsaks, võib juhtuda, et muidu kallis ja kvaliteetne seade ütleb üles üsna ruttu, puhtalt sellepärast, et tema aku kas tühjeneb liiga kiiresti või rikneb või lakkab töötamast. Eriti meil põhjamaises kliimas on see tuntav probleem, sest liitiumakude puhul mängib olulist rolli ka külmatsükkel, mis omakorda vähendab akude mahtuvust ja tööiga. Ja liitiumakude puhul on veel see probleem, et teatud olukorras võivad nad deformeeruda või kuumeneda või isegi põlema süttida, kahjustades seda seadet, milles nad asuvad või hävitades selle seadme täielikult. Nii et väga kriitiline on see, et kasutajatel peab olema võimalik oma seadmete akusid hooldada ja vahetada esimese ohumärgi korral. Kolmas soovitus oma digitaalse keskkonnajälje vähendamiseks on vähendada või vältida multimeedia sisu tarbimist. Ja selle hulka kuulub nii voogedastusprogrammide kasutamine videoedastuseks kui digitaalne televisioon, digitaalsed videoedastusplatvormid, kui ka kahepoolne videokonverentsi teenuste kasutamine. Ja kõige lihtsam viis, kuidas nende teenuste tarbimist vähendada, on vältida sellise videoteenuse tarbimist taustaks. Et me teeme samal ajal midagi muud, keskendume mingile muule tegevusele, aga taustaks käib meil kas mingi voogedastus või videofilm või ülekanne. Ja probleem on siin selles, et ei ole energiatarbimise mõttes ei ole vahet, kas me vaatame seda videopilti oma tähelepanuga, kas me keskendume sellele või on see lihtsalt taustategevus, aga see kasutegur, mida me seda teenust tarbides saame, on taustapildi puhul oluliselt väiksem.
ja sellist tegevust võiks kindlasti vältida. Taustaks võiks kuulata hoopis näiteks raadiot ja mitte veebiraadiot, vaid täitsa tavalist raadio vastuvõtjat. Soovitan Klassikaraadiot, Eestis väga kvaliteetne programm, väga head saated, väga hea toimetus. Nüüd videokonverentside puhul ja konverentsikõnede puhul kõige lihtsam asi, mida saab teha, on lülitada välja enda kaamera, kui ma ei ole esineja. Et tavakuulajana lülitada kaamera välja ja see vähendab ka minu keskkonnajälge sellest teenusest enam kui 80%. Neljas soovitus oma digitaalse keskkonnajälje vähendamiseks on vähendada sunnitud tarbimist, mis tuleneb võib-olla sellisest liigsest integreeritusest erinevate pilveteenustega. Eriti just suuremahuliste failide ja multimeediafailide selline pidev liigutamine kasutajaarvuti ja pilveteenuse serveri vahel on energiamahukas ja siin on oluline veel mõista seda, et lisaks sellele energiatarbimisele, mis toimub failide liigutamisega kasutaja ja serveri vahel, tarbivad need ka pilveteenusesse üles laetud failid pidevalt energiat selleks, et olla kogu aeg valmis esimese nõude peale nagu seda faili välja tulistama kasutaja suunas. Ja selles mõttes võib pilveteenuseid võrrelda kontorinurgas asuva veeautomaadiga, mis samamoodi peab olema pidevalt valmis selleks, et kui keegi soovib vett võtta sealt, et siis seal on kohe nii külm kui soe vesi valmis ja sellised pidevalt valmis olevad veeautomaadid kipuvad olema kõige suurema energiatarbega seadmed kontorites. Ja sarnaselt ka pideva valmisolekuga pilveteenustes tarbitav energia lisandub meie sellisele igapäevasele energiatarbimisele ja sellest tulenev keskkonnajälg samamoodi. Nüüd juhul, kui tegemist on ühistööplatvormidega, kui seda faili kasutatakse grupitööks või kasutab mitu kasutajat korraga, sellisel juhul on pilveteenus õigustatud, aga sellisel juhul kindlasti tuleks teha sellist korralist puhastust, ehk siis eemaldada need failid, mida enam ei kasutata, või kui pilveteenus seda võimaldab, siis kehtestada failide juurdepääsuks teatud piiratud aeg ja kui see juurdepääs on aegunud, siis ka failid pilveteenusest eemaldada. 5. soovitus oma digitaalse keskkonnajälje vähendamiseks on hoolas digiprügi koristus. See tähendab puhastada oma kõvaketas vanadest failidest, puhastada ära, koristada need fotod, mida enam ei ole vaja või need videod, mida enam keegi ei vaata, puhastada põhjalikult oma kirjakasti, täpselt arhiveerida ära need failid ja need kirjad, mida tulevikus on vaja, aga need, mida enam vaja ei lähe, et need julgelt maha kustutada. Ja ka ennast välja möllida nendest meililistidest, mille vastu enam huvi ei ole, et vältida prügikirjade saabumist tulevikus. Ja lisaks kõigele sellele veel eemaldada ennast teenuste platvormidelt, mida enam ei kasutata. Ja selline nagu teenuste platvormide kasutuse vähendamine on oluline veel selle jaoks, et aeg-ajalt nendelt platvormidelt võivad lekkida meie andmed, võivad lekkida meie failid ühelt poolt, aga võivad lekkida ka meie isiklikud andmed, meie
kasutajakonto paroolid, paroolide salasõnad, paroolide vihjed ja nii edasi. Ja oma kogemustest ma võin öelda, et minu meiliaadressiga seotud kontodelt on andmed teadaolevalt lekkinud vähemalt 8 korral ja need on olnud suured rahvusvahelised platvormid nagu Adobe, Canva, Last.fm ja nii edasi. Ja kui me oleme oma andmed nendelt platvormidelt eemaldanud, siis me ei pea enam muretsema selle pärast, et kas need andmed tulevikus lekivad, sest kui peaks taas midagi nagu lekkima, siis meie andmeid ei ole enam selles paketis sees, mis jõuab, kes teab kuhu. Nii et hoolas digikoristus on oluline nii keskkonnajälje vähendamiseks kui ka selleks, et parandada oma digitaalset turvalisust. 6. soovitus digitaalse keskkonnajälje vähendamiseks on võimalusel harrastada digitaalset minimalismi. Püüda välja saada sellisest virtuaalsest keskkonnast, püüda leida taas aega päris maailma jaoks, suhelda sõpradega näost näkku, pühendada oma aega, tähelepanu ja kohalolekut inimestele, keda me armastame. Ja kuigi võib-olla tööalaselt selline nagu digitaalne maailm on meie kõigi jaoks juba paljuski vältimatu, siis ma siiralt usun, et oma vaba aja üle me saame ikkagi otsustada ise. Sellised olid minu soovitused digitaalsete teenuste keskkonnajälje vähendamiseks. Suur tänu kuulamast, loodan, et leidsite enda jaoks midagi, mida kaasa võtta ja kui te soovite veel lisainfot sellel teemal, siis soovitan vaadata veebilehte koristuspaev.digitark.ee.